Tere õhtust või tere päevast veel. Mina olen Evan Laurentjev ja tere kõigile, kes te olete siia kohale tulnud ja tere ka kõigile teile, kes te kuulate meid podcastina või vaadate meid saatena. Tegemist on siis saatega edasi koos sõpradega ning me loodame, et need saated ilmuvad meie veebiajakirjas regulaarselt ning saates astuvad siis üles 2 külalist, kes on oma alal suured autoriteedid ja kelle jutt on järelikult ühest küljest väga pädev, aga teisest küljest me loodame, et ka on mingil määral meelelahutuslik ja läheb inimestele korda hoolimata sellest, kas kellelgi on ühest või teisest teemast mingil eelteadmisi või ei ole. Seega me mõtlesime pikalt, mis ajakirja, paberajakirja teema võiks olla ja jõudsime selleni, et läbiv küsimus, mida me ikkagi omavahelistes vestlustes tõstame, olgu siis sõpradega, perega, kellega iganes või kas või meedias, on tihtipeale küsimus, kuidas edasi. Ja kui me räägime mitte nüüd nii-öelda isiklikust tasandist, vaid riiklikust tasandist, siis mõtlesime, et on paras küsida, kuidas edasi läheb Eesti riigil ja kuidas siis väike Eesti saab sellises globaalses ja turbulentses maailmas hakkama. Sellest me täna räägimegi ja selleks kutsun lavale välispoliitika ekspert Kadri Liik. Ja majandusekspert Raivo Vare. Ma mõtlesin, et olukord on ju selline, et mina ja teie oleme natuke erinevatest generatsioonidest. Ehk siis, kui mina õppisin lugemist ja kõndimist, teie juba tegite suuri tegusid 90-ndatel ja olgu siis erasektoris või riigiametites. Ja seepärast võib-olla tahakski sinna 90-ndatesse hästi korraks lennata ja teilt mõlemalt küsida, kas toonane Eesti ja tänane Eesti, kumb neist on rohkem nii-öelda maailmale nähtav, maailmale avatum ja maailmaga integreeritum? Ma ei tea, ma vist alustan, sest ma olen kõige vanema generatsiooni esindaja. Mul oli õnn sel ajal olla suhteliselt tegusalt asja juures nii-öelda pildis nii valitsusliikmena kui ka eksperdina ja ma võiks öelda niimoodi, et kõige parem võib-olla isegi on puht personaalne selline või isiklik mälestus. 91. aasta lõpus oli mul vaja kaitseministri funktsioonides esineda kõrgemas Soome sõjakoolis ja pidada kõne, mida Eesti tahab. Ja mõni aeg tagasi sattus mul see arhiivis näppu ja lugesin üle. Ja ma pean tunnistama, et tollest kõnest ja ka tollest ajast mäletan, et Euroliitu tahtsime me küll, siis tollal veel ei olnud Euroliitugi, eks ole, aga sinna Euroopasse tahtsime igal juhul ja majandusühendusse tahtsime igal juhul ja see oli nagu suhteliselt selline, tundus, et mingi 20 aastaga saavutatav eesmärk, kui me toimime hästi ja keskkond võimaldab. Nüüd NATO suhtes, mis oli tol hetkel võib-olla tolle ettekande kõige põhilisem teema või fookusteema, mis seal pattu salata ei tundunud realistlik. Tolle aja nii-öelda selline suhteliselt laialt levinud uskumus, mida paraku ka mina tollal jagasin asja sees olijana, et NATOsse me ikka päris ei pääse, et me jääme kuhugi sinna nii-öelda partnerlusse parimal juhul, aga päris sisse ei saa. Ja see ongi vastus. Ehk siis täna on naljakas isegi takkajärgi selle peale mõelda, et 20 aastaga, eks ole, Euroopasse ja NATOsse peaaegu mitte kunagi, meil on see kõik saavutatud, järelikult see, mis on täna olemas, on kindlasti enam, kui me tollal lootsime ja ette kujutasime.
Sinna juurde võib ka tuua eurot ja terve rea rahvusvahelisi organisatsiooni. Me oleme kõige integreeritum piirkonnas kõige rohkem rahvusvahelist integreeritud, kui formaalselt võtta aluseks nii-öelda integreerimisorganisatsioonid, kuhu integreeruda, siis me oleme kõige rohkem organisatsioonist integreerinud riik üldse siin piirkonnas. Jah, mulle natukene tegelikult see teeb isegi muret, et asi, mis Eestit kõige paremini mobiliseerib, ongi see, kui on mingi klubi, kuhu meie tahame hirmsasti saada, aga kes meid väga ei taha võtta. Võt siis me võtame ennast kokku ja siis me teeme kõik selleks ja tõesti esineme hästi. Aga meil oleks kuidagi tarvis õppida nagu ka sellisel rahulikumal ja ambivalentsemal maastikul kuidagi arukalt käituma. Ja ma arvan, et see ongi nende kahe ajastu vahe, et tegelikult 90ndatel aastatel tundus maailm olevat väga selge, kuidagi jõujooned olid selged, arvasime ju, et on ajaloo lõpp ja nüüd on nagu elu eeskirjad on kõik nagu selged paika pandud. Et just see taustsüsteem, millele Raivo vihjas, et see oli väga mõistetav tegelikult ja sellisena ta kestis ka päris kaua, enne kui alguses salaja ja hiljem avalikult murenema hakkas. Ja meie enda sihid olid tollel maastikul ka väga selged. Aga praegu jällegi ei ole, et praegu on maailm palju segasem ja meile endal on palju vähem selge, kuhu me tahame minna. Et selles mõttes, ma ei tea, kas me olime nähtavamad siis või nüüd. Siis eks sellised tarmilised ajad nagu, ma ei tea, Balti kett ja Nõukogude Liidu lagunemine ja need ju tõid meid esikaantele küll. Praegu me oleme mingite muude asjadega esikaantel harvemini, ma ei tunne sellest ka väga palju puudust. Aga just, et meil on nüüd nagu teistsugune etapp hoopiski käsil. Selles vist keegi ei kahtle, et me oskame esikaantel olla, aga kas see on omaette saavutus alati? Seda enam, et tavaliselt esikaanele satutakse pigem negatiivsete teemadega kui positiivsed, harva kui positiivsetega, eriti väikeriikide puhul. Aga mina tahaks rõhutada seda, et see, millest Kadri räägib, see oli tegelikult suhteliselt mustvalge maailm. See oli ju binaarne maailm tol hetkel. See üks pool lagunes. Meie sealt alt nii-öelda tormasime minema teisele poolele. Meil oli kõik selge. Kõik oli lihtne. Tänane maailm enam selline ei ole. Täna on ta juba selgelt nii-öelda teisenenud enam mitte binaarseks, vaid ma isegi ei oska öelda mitme osiseks vähemalt maailmaks, kus tegelikult jõukeskuste vahekorrad muutuvad, kus meie asend tegelikult Euroopas, kes on olnud traditsiooniliselt jõukeskus igas mõttes, on täna olnud, ütleme niimoodi, suhteliselt hästi paigas, aga Euroopa ise ei ole paigas. Euroopa enda asend on täna muutumas ja Euroopa ise veel lõpuni ei ole sellest aru saanud. Hea näide on siin see Brexit, kus siis, millest praegu on hästi palju juttu, eks ole, kui Brexiti puhul on selgelt tajutav üks fenomen, mida Hiina asepeaminister iseloomustas lihtsal viisil. Et Euroopas on kahte liiki riigid, ühed, kes on saanud aru, et nad enam ei ole suurriigid ja teised, kes veel ei ole. Ja paraku selles pisut maksimalistlikus ütlemises on siiski väike tõetera. Ja meie nüüd olles eelkõige, ma veel küll rõhutan, isegi mitte lihtsalt lääne nii-öelda usku, lääne kui elukorraldusliku, eluviisilise või valikulise mõistes usku, me oleme eelkõige Euroopa usku, jätkuvalt oleme. Aga Euroopa ise on transformeerumises. Ja see on päris valuline transformeerumine. Sest Euroopa kaotab praegu konkurentsivõimekuses maailmas. Euroopa selgelt nõrgeneb klassikalises mõttes. See Euroopa tsentristlik nii-öelda maailma pilt, mis veel ikka veel meie vaimu valitseb, tegelikult mureneb. Ja sellises olukorras on väga keeruline olla siin, ütleme siis niimoodi, et ääre või servakese peal ja natukene nagu ka tsivilisatsioonilise piiri peal. Nii et meil on tegelikult uuesti väljakutsete aeg ja need ei ole sugugi väiksemad väljakutsed, kui need olid siis 90-ndatel. Keerulisemad. Mina teadsin küll, et see tsitaat on Timmermansi oma. Ei, ta laenas selle ütles Hiina riiginõukogu aseesimees Peterburi majandusfoorumil 2015. aastal, 15. aastal, see oli pärast Krimmi. No see on see probleem, kui me kahte eksperti kõruti paneme, hakkab kohe pihta. Tsitaadi üle vaidlema. Aga olgem ausad, toona ju suuresti tundus, et hoolimata sellest, missuguste vaadetega oled sa näiteks majandusküsimustes, Euroopa on ikkagi see õige tee ja tundus pigem mitte ainult siin, vaid üle kogu Ida-Euroopa laiemalt ja Kesk-Euroopa, nagu tänapäeval kombeks öelda. Aga hetkel me elame Ida- ja Kesk-Euroopas, kus on väga palju ka selliseid poliitilisi jõude, kes või üldsegi ühiskonnas mõtleid ja tavalisi inimesi, kes
ei arva, et see tee on ainuõige. Samas, kas on olemas mingi teine tee, mingi alternatiiv sellele ühtsele Euroopale? No nad ei kipu ju ikkagi Euroopast välja minema, et nad küll jonnivad ja põrbivad ja lähevad selle punase jooneni, aga mitte üle selle, kui britid välja arvata. Ja britid on ikkagi täiesti omaette nähtus, et seda ma nagu mingite muude trendidega tingimata ei kõrvutaks. See on selle riigi enda sügavate juurtega probleem, mis seal praegu oma õisi ja vilju kannab. Et ma arvan küll, et tegelikult ma ei taha, et oleks niimoodi, et me peaksime ütlema, et jah, et ainult Euroopa Liidus saab olla ja kusagil mujal üldse ei ole võimalik olla. Et see ka nagu pole õige. Et peaks olema võimalus Euroopa Liidust lahkuda väärikalt ja seal juures ellu jääda ja nii edasi. Aga miks peaks seda tegema, seda ma küll ei saa aru. Sellepärast, et nii majanduslikult kui poliitiliselt on ta meile kasulik ja eeskätt just see sama teema, mille Raivo sisse tõi, et kõik Euroopa riigid on väikesed, mis tähendab, et nagu suurtes küsimustes, maailmakorra küsimustes me saamegi üldse sõna võtta ainult kui Euroopa. Ja tegelikult sellega leppimine läheb neil ka päris visalt, eriti brittidel. Ma näen seda ise, mind sageli kutsutakse Foreign Office'isse või Cabinet Office'isse arutama Briti-Vene suhteid ja nad otsivad endale mingit uut agendat, et millest võiks rääkida. Ja nad tahavad ikkagi rääkida normidest, reeglitest, maailmakorrast, millest Venemaa üldse ei leia, et ta peaks Suurbritanniaga rääkima. Et kui Venemaa nendel teemadel tahab kellegagi Euroopas rääkida, siis see saab olema mingi kombinatsioon Berliinist, Pariisist ja Brüsselist, aga mitte Suurbritannia. Et nagu see ärkamine, et jah, et oma enese bilateraalsel tasemel sa saad suurte riikidega arutada mingisuguseid väikeseid kahepoolseid asju. Piirikoostöö, võib-olla kaubandus, aga mitte seda, kas Krimmi annekteerida tohib või ei tohi. Et kõik sellised suured küsimused, nendes sõnaõiguse omamiseks lihtsalt eurooplased peavad kokku hoidma. Ja mis on praegu iseloomulik, on see, et ülejäänud jõukeskused, ükskõik millise loogika järgi me neid siin püüame defineerida, aga eesotsas Ühendriikide ja Hiinaga kindlasti tegelikult tajuvad seda mängureeglistiku päris hästi ja nende huvides on tegelikult just nimelt üritada suruda peale nii-öelda bilateraalseid või siis osistega, ütleme siis Euroopa Liidust mingite osistega formaate selleks, et tegelikult seda ühist positsiooni, mis oleks jõulisem ja tugevam, mitte lubada, sest siis nad peavad sellega arvestama. Aga nii bilateraalses kui ka mingis osiste kaupa suhtlemises tegelikult on need jõukeskused üksikutest Euroopa riikidest juba ammu üle. Ja see on tegelikkus. Aga kui me püüame hästi lühidalt ja lihtsalt defineerida seda praegust olukorda nii-öelda rahvusvaheliselt, mis need teie hinnangul, ütleme, kui ma mõlemalt küsin 3 suurimat väljakutsed on, millega Euroopa ja Eesti kokku puutub hetkel? Oi, mina neid 3 taandada küll ei oska. Kõik asjad on taandatavad 3 väidetavasti. Äkki no ma alustan, kuni sa mõtled niimoodi põhjalikult. Jätame rohkem mänguruumi. Ja just. Esimene teema tegelikult ma juba markeerisin ära. Ma markeerisin ära, ütleme teist teemat läbi lillede. Need on tegelikult julgeolekupoliitiline temaatika, mis seondub geopoliitiliste prioriteetidega ja huvidega ja meie piirkonnas sealhulgas. Ja teine on konkurentsivõimekuse temaatika. Nimelt midagi ei ole teha, nagu ma juba ütlesin, Euroopa praegu konkurentsivõimekuses kaotab maailmas. Selgelt jääb maha. Ja nüüd on nii-öelda vaja uut hingamist, selle hingamise valmisolekut veel väga märgata ei ole, arvatakse, et on natukene paremini tehes, natuke rohkem paigutades ressurssi, on võimalik sealt nii-öelda edasi minna ja olla konkurentsivõimeline. Samal ajal inimesed, kes asjas täiesti peadpidi sees on, räägivad täna sellist juttu, et Euroopa on lootusetult AI-s maha jäänud. Isegi ameeriklased ütlevad, et veel 5 aastat jäävad nemad ka maha, aga teadagi kellest, Kiinast. Aga Euroopal ei ole enam väga palju lootustki jäänud, aga see on tõenäoliselt üks nii-öelda tehnoloogilisi alusmüüre uuele majanduskorraldusele mõne aja pärast. Siis julgeolekupoliitiliselt on selgelt näha seda, et see Venemaa nii-öelda ambitsioon, mis seondub paraku, tal on küll globaalseid elemente, aga mis minu arvates väga suures osas on ikkagi natukene regionaalsem, vaatamata kõigele, on uuesti päevakorda tõusnud. Täna väga selgeid vastuseid on üritatud anda,
aga kui kaua need vastused kestavad ja kui kaua nii-öelda kas uues mängumaastikus ju võib-olla mõne aja pärast need ei muutu, seda me veel praegu ei tea. Nii et see on teine selline väljakutse. Ja kolmas on nüüd seotud otseselt Eesti endaga minu jaoks, kui püüda seda kolmikloogikat järgida. See on seotud sellega, et Eesti peab, tahes tahtmata, ta peab olema natukene suurem, kui ta tegelikult on. Vähemalt näima sellisena. Ja selle nimel tuleb tegelikult tõsiselt, süstemaatiliselt, igapäevaselt ja põhjalikult tööd teha. Ja see ei ole ainult nüüd propaganda teema või see müüt meie IT-riigist, mis tegelikult ei ole päris adekvaatne või praktikas ja nii edasi, vaid see on pigem ikkagi selline loometegevus ja enda kinnistamine, et meil ei tekiks kunagi seda hetke, kus üks uus Chamberlain ütleb, et mis meil sellest riigist. Me ei tea tast midagi, ta on kaugel. Ja see on nüüd see koht, kus meil on tegelikult julgeolekupoliitiline dimensioon rohkem mängus isegi kui majanduslik. Ja tegelikult ma ei saa 3 piirduma, pean ikka 4 rääkima ja see on nüüd see koht, kus tegelikult ikka ei saa oma lemmikteemast ehk majandusest kuidagi mööda. Me peame olema majanduslikult võimekad. Meie majandusstruktuur, meie majanduslik eksistents on mõistetud olema avatud ja ekspordi sõltuv majandus. Me ei saa olla autarkiline suletud majandus. Me on lihtsalt liiga väiksed selleks. See ei ole hea ega halb, see ei ole progressiivne ega regressiivne, see on lihtsalt üks õnnetus, et me oleme nii väikesed. Ja sellepärast me peaksime nüüd mitte laskma selle õnnetusele enda üle võimust võtta poliitilistel põhjustel. Aitäh! No mida mina oskaks lisada? Ma arvan, Euroopa Liit peab õppima natukene rohkem tegema mingit klassikalist välispoliitikat võib-olla, sest tegelikult senimaani Euroopa Liidu välispoliitika on olnud oma enese normide levitamine. Ja soodsal maastikul see toimis väga hästi, aga me ei oska päris hästi, Euroopa ei oska suhelda riikidega, kes kunagi ei kavatsegi tema norme vastu võtta. Ja veel kõige raskem meil ongi just nende riikidega, kellest meie arvame, et nad võiksid küll võtta meie normid. Nagu Ukraina, nagu Venemaa, nagu kogu see vöönd siin meie naabruskonnas. Aga nemad ei taha. Et meil on vaja kuidagi mõelda, kuidas nendega suhestuda mingil efektiivsel viisil ja praegu me seda üldse ei oska, aga ka laiemalt. Niisuguse klassikalise välispoliitika tegemise suutlikkus on Euroopa Liidul üsna vilets. Positiivseid näiteid on küllalt vähe, võib-olla Iraani tuumatehing ehk, aga et see oleks vaja selgeks õppida. Siis normid. Euroopa Liit tegelikult ikkagi on normatiivne suurvõim. Et Euroopa Liidul loodud normid tegelikult kujundavad ringi päris suuri majanduse sfääre, vaadates kas või need samad gaasituru seadusandlused. Need on Gazpromile ikkagi päitsed pähe pannud väga, väga mitmes aspektis. Ja ma arvan just, et oleks vaja haakuda nende uute teemadega, nagu kunstlik intellekt, nagu kübersfäär ja nii edasi. Ja ma ei ole ka kindel, et me selleks oleme valmis, sellepärast, et nagu mina aru saan, Euroopa Liidu poliitiline pool ja majanduslik pool ja sõjaline, nad mõtlevad nendest asjadest täitsa erinevalt. Mul on üks kolleeg, kes kunstliku intellektiga tegeleb palju ja tema ütles, et on väga drastiline, et kui tema briefis Euroopa Parlamenti sellest, mis asi on kunstlik intellekt ja mida temast oodata, siis inimeste küsimus oli, et selle peaks kõik kohe ära keelama, kuidas seda kõige paremini teha. Ja kui ta räägib töösturitega, siis need küsivad, aga kuidas me saaks seda kõige paremini ära kasutada? Et kui need mõtlemine läheb niimoodi eri suundades, siis on tegelikult päris raske. Et ma arvan, et sellega oleks vaja tegeleda. Ja kolmas on ikkagi oma enese sisemine kriis kuidagi ületada, leida mingid narratiivid või mingid lahendused nendele probleemidele, mis inimesi vaevavad ja mis muuhulgas seda populismi tõusu praegu soodustavad. Ja ma kardan ka, et siin on võib-olla instinkt võib-olla ka väga niimoodi olla väga jäik ja väga keskenduda mingisugustele ma ei tea, seaduse tähtedele, tegelikult elu näitab, et pigem sellisel hetkel on targem olla natukene paindlikum ja mahutada rohkem neid mõttesuundi ära sinna ühe katuse alla ja siis hiljem kuidagi jällegi asjad laabuvad paremini.
No, kui lubate, siis ma enda poolt tooksin sellise 7. äkki sisse ja see ehk oleks demograafia mingil määral. Sest Euroopa on kindlasti vanenev ühiskond erinevalt mitmest teisest maailma osast ja see omakorda kujundab ka ütleme, poliitilist pildi ja kas või seda sama suhtumist tehisintellekti. Aga kuidas meil siis on, kui vaadata, ma ei tea, Wise'i ja teisi rahvusvahelisi kanaleid, siis sõidavad robotid Mustamehel ja puha ja kõik on ilus ja ravitakse peaaegu kõigi haigusi kohe personaalselt ja nii edasi. Kas see kuvand, mida me niivõrd sihilikult ja ma arvan suhteliselt edukalt oleme aastaid loonud, kas see kuvand mitte ühel hetkel ei hakanud oma elu elama? Ehk siis päris olukord Mustamehel robotitega ja haiglatega võib-olla ei ole üks ühele see sama, mis on ilusas telepildis. Ma arvan, et see võib nii olla. Jah, ma ei tea, ma ei oska otsustada, aga mul on tunne, et mingi selline asi on siin küll sees, et paljud meist võib-olla räägivad nendest asjadest just nimelt nagu Eesti kuvandi nimel, et nad on saanud aru, et see on mingi asi, mida on hea reklaamida. Ja see ei ole tähtsusetu ega ebavajalik. Raival on õigus, et tegelikult riigi kuvand on oluline Eesti-suguse riigi puhul. Aga ikkagi ma tahaks, et see oleks nagu natukene täiskasvanulikum see tegevus. Et kohati meil on natuke see, et umbes ema vaata, mis ma oskan. seda laadi edvistamine nende asjadega. Selle asemel, et kuidagi täiskasvanulikumalt ja küpsemalt sellesse suhtuda ja tõesti püüda vastutust võtta ja nendes arengutes nagu sügavamalt ja positiivsemalt kaasa rääkida. Ja just nimelt ka neid samu, ma ei tea, vastuolusid välja tuues, nende üle mõeldes, norme luues ja nii edasi. Et see on mingi asi, mida on vaja nii Eestil kui maailmal. Aga me peaks sellesse suhtuma niimoodi, et me näitame maailmale, mida me oskame. Pealekauba, kui nüüd ükskõik, mis kuvandiga seotud teemal hakata nagu sügavamalt kaevama, siis alati leiab kuskilt mujalt veel paremaid näiteid. Täna on meil see turundus suhteliselt hästi õnnestunud, aga siin tuleb alati mängu üks selline majandusinimestele väga tuntud teema, aga kõikide poolt tegelikult läbi elatud. See on see ootuste manageerimine. Et ootuste läbi on väga kõrge ja siis mingil hetkel neid ei õigustata neid ootusi. Ja siis see pettumuse efekt on väga jõhker asi. Väga suur tagasilöök. Ja sellisele väikeriigile nii-öelda hävida oma kuvandis on eriti halb. Nii et me peame täie raoga edasi panema ükskõik mis viisil nii-öelda võttes eelduseks seda, mida Kadri ütles, võib-olla nii-öelda kontsentreeritumalt ja targemalt ja mitte kekutades ja võib-olla teinekord ka näiteks selle sama e-residentsuse 2.0, eks ole, loogika, et alguses ikkagi kuskil pingutati midagi üle ehk ei suudetud ette kujutada, kuhu see võib välja viia, kuigi idee iseenesest oli briljantne, eks ole, aga ta paraku ei olnud praktikas nii realiseeritav täpselt sellisel kujul. Nii et me oleme päris suurte väljakutsete ees ja kõige hullem on asja juures see, et nii nagu ma ennist ütlesin päris alguses, et enne oli see binaarne maailm, oli must-valge, selles mõttes oli suhteliselt lihtne. Orienteerumiseks oli ta lihtne. Nüüd enam ei ole. Nüüd tuleb teha võib-olla majanduslikke otsuseid, mis alati ei ole ühes liinis väga paljude teiste meie partnerite majanduslike arusaamadega ja soovidega. Ja samal ajal tuleb teha julgeolekupoliitilisi otsuseid, mis samuti pruugivad üha vähem olla selles liinis kooskõlastatud. Vaadates, kuidas käib siin see Euroopa armee nii-öelda teema aretamine, kus tegelikult läbi paistavad, eks ole, huvid küll, aga need ei ole meie huvid, olgem nüüd realistid, meie jaoks on need ikka üldiselt põrguteele suunavad huvid. Siis sellises olukorras me oleme tegelikult väga suurte valikute ees uuesti. Ja kuidas selles olukorras käituda, kui palju selleks on vaja tarkust, eks ole. Siin retoorika ei aita. Siin siukene bla-bla, mis ta tavaliselt valimiskampaaniade jätkuna mõnikord ka poliitikas jätkatakse, see ei toimi. Ja see on veel kõige lisaks pikaldane protsess, nii-öelda tükk pikka ja põhjalikku ja järjepidevat tööd. Nii et me oleme väga suurte väljakutsete ees ja see esitab täitsa uusi nõudeid ka meie poliitilisele juhtkonnale, eks ole, kes tegelikult peaks selle eesotsas olema. Nii et me oleme selles mõttes uuesti sisuliselt tagasi. Mõneti me oleme tagasi, mitte päris, aga me oleme mõneti tagasi 90. aastat alguse valikute juures, ainult et uuel tasandil nii-öelda spiraal on liikunud edasi. Me peame jälle neid hakkama tegema. Ehk siis minu lemmikteema, et me kihutasime sellele Marjamaale
Ja me jõudsime sinna ja siis selgus, et see Marjamaa on kuhugi eest ära liikunud ja tegelikult on hoopis teine välu seal. Ja me peame uuesti ennast kohandama, seda uut Marjamaad jälle otsima ja võib-olla see ei ole enam see, mida me tookord ette kujutasime, mis isegi võib-olla eksisteerib mingil kuul. Sest maailm on nii palju muutunud. Need poliitikud on valmis selleks? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et see on üldse kontseptuaalselt võib-olla natukene, võib-olla ei ole see õige suhtumine. Ma just nii palju on olnud neil päevil juttu sellest, kuidas 89. aastal tuli ajaloo lõpp ja kõik seda uskusid või seesama Marjamaa. Ja mulle on hakanud tunduma, et sellist asja tegelikult ei olegi üldse olemas. Et ei ole tegelikult võimalik niimoodi, et mingisugune kontseptsioon seletab sulle maailma lahti ja paneb käitumisreeglid või selle raamistiku igaveseks ajaks igavesti paika. Sest et elu ja inimloomus on alati nii palju keerulisemad, riuklikumad, rikkamad kui mingisugused sõnastatud kontseptsioonid või seadused, mille tõttu seda sõnastatud osa tuleb kogu aeg reaalse eluga kohendada. Ja tegelikult mida rutem sa seda teed, mida kiiremini sa oma mingeid väärarusaamu korrigeerid, seda parem, seda väiksemaks see lõhe kujuneb. Kui sa elad pikka aega uskudes mingisugust kontseptsiooni, mis tegelikult ei kanna, Nõukogude Liit tegi seda, me nägime, kuhu see viis. Et minu arust elu on natukene nagu aed, mida tuleb kogu aeg natuke kasta, natuke rohida, võib-olla väetada. Et ei ole niimoodi, et mina usun kastmisse ja ma ainult seda teen igavesti või mina ainult usun rohimisse. Ja seemet ei pane. Jah, just, eks ole. Et tegelikult seda tuleb ikkagi nagu jooksvalt, pidevalt vaadata ja seadustega samamoodi. Näidake mulle seadust, kus ei ole seaduse sõna ja vaim mingisuguses olukorras lahku läinud. Nad lähevadki lahku ja see on normaalne. Ja see ei tähenda, et seadusi ei tuleks proovida teha kogu aeg järjest paremaid, aga tuleb leppida, et me ei suuda kogu elu niimoodi oma sõnastusega läbi mõelda, ette ära määrata, et alati on vaja ikkagi seda inimese vaatlevat pilku ja otsustusvõimet sinna ka. Et ilma ikkagi inimese hindamisvõimeta ja suutlikkuseta oma käitumist korrigeerida ja käituda natukene nagu, ma ei tea, maailma hüvanguks. Ilma selleta ei toimu. Ta ei toimi midagi. Me ei saa panna paika niisuguseid kordasid ja formaate, mis inimloomuse riuklikkuse täielikult oma hooleks võtavad, nii et see enam ei ilmne. Et tegelikult inimene ise alati tegelikult loeb. Ja eks see uus maailm on üha kiirenevas tempos muutuv maailm, mis tähendab seda, et see ettekujutus, mis mõneti on olnud ja mis on Euroopas tegelikult valitsev olnud, et nüüd see igavene rahuriik, seal, kus kõigil on hea olla on a priori iseenesest, lihtsalt kogu aeg tuleb raha iseenesest juurde. Need asjad ei toimi, eks ole. See on teise maailma see järgnes. Jah, ehk siis tegelikult see paindlikkus, õigemini see uus modernne sõna on see agiilsus, eks ole, mis on siis, meil on ära tõlgitud väleduseks. Mulle see väledus ei hästi istu, see ei ole päris sama. See on üks osa sellest agiilsuse loogikast, aga see kiire, agiilne, see on tegelikult see võtmesõna praegu uues maailmas. Ja mida väiksem sa oled, mida rohkem sa sõltud keskkondlikest tingimustest, seda rohkem sa pead see nõndanimetatud agiilne subjekt olema. Samamoodi võib öelda lihtsalt talupoja tarkus. Jah, tegelikult küll. Ainult, et ta peab kiiresti rakenduma, eks ole. No, aga rakendubki. Kui äikesepilv tuleb, siis talupoeg vaatab, mida ta oma heinaga teeb. Muuseas, sellest rääkis, mul on üks loeng olnud, mida ma olen paar korda ette kandnud, mis koosneb eranditult ainult Eesti talurahva tarkustest. Need on juhtimiskoolituslikud loengud. Ehk siis on täiesti võimalik leida umbes 200 vanasõna, millega on kirjeldatav maailm enam-vähem nii-öelda oma tänases pildis, oma kiire muutumise vajadus ja kõiges muust täiesti samaväärselt, nagu ta oli 300 aastat tagasi, nii et rahvas on targem kui meie. No ma arvan, et on ka näiteks piibliga kirjeldatav, kui sa soovid, mis on veelgi vanem tekst. Aga kas teile mõlemale siis ei tundu, et see meie riik tervikuna, ja ma ei mõtle praegu mingit konkreetsest erakonda või konkreetsest poliitikuid, aga üleüldse on selline valitsev suund olnud nagu aastaid, et ajame seda elu. No ma ei taha öelda keeruliseks, aga kuidagi tõesti paneme kõike paika ja seaduses peab olema kõik kirjas, kõik võimalikud erisused ja detailid. Inimene ei ole võimeline meil mitte midagi otsustada, isegi mis alkoholi ja kus kohast ta võib osta või. Mul on see tunne küll. Ja mitte, et ma oleks nagu mingi üliliberaalne, et näiteks
kanepi legaliseerimisse ma suhtun väga kõhklevalt, et mitte öelda negatiivselt, aga jaa, ülereguleeritus mingites valdkondades meil kindlasti kohe on. Ma ei ole võib-olla kõige parem inimene sellest rääkima, Ülle Madise teeks seda minust palju paremini, aga muidugi see on olemas. No tegelikult olgem ausad, see on natukene nagu sisse programmeeritud riikliku organismi kui sellisesse. Ja siin osaledes riigireformi sihtasutuse töös ütleks, et ja pikemat aega riigireformi teemadega seotuna olles ütleks, et ega see midagi uut ka ei ole. See on mõneti isegi loomulik. Nüüd häda on selles, et meil on nagu pidurid vahepeal ära kadunud või need tasakaalustavad mehhanismid ära kadunud, et asi elab iseeneses. Ehk siis see regulatiivsuse kasv on ju Euroopal iseloomulik protsess, ei ole sugugi meile spetsiifiline, aga kui keegi ütleb, et see on ainult sellepärast, et me Euroopa Liidus oleme, siis see ei ole tõsi, eks ole. Analüüs ütleb, et parimal juhul umbes veerand kõikidest meie seaduseelnõudest on ühel või teisel viisil kuidagigi seotud Euroopa teemadega, ülejäänud on kõik ikka oma looming puhtal kujul ja see on analüüs Justiitsministeeriumilt endalt. Nii et ütleme siis niimoodi, et me oleme tegelikult mõneti isegi omaette lõksu sattunud. Ja ega siis ükski eelnõu ei ole ju kantud mingisugusest kurjast tahtest. Alati ta on kantud nii-öelda regulatsiooni soov on kantud mingisugusest heast tahtest, et teeme midagi head kellegile või millekski. Aga tulemus kogu aeg läheb keerulisemaks. Kogu aeg läheb vähem vabadust, vähem paindlikkust. Üks kaasnev efekt on just see sama agiilsuse teema, eks ole. Seda agiilsust represseeritakse regulatsioonide kasvu käigus. Ja see on tegelikult põrgutee. Sest üks meie edumudeli eeliseid ongi olnud, et me oleme olnud paindlikumad. Kui nüüd võrrelda kas või meie saatuse kaaslastega Ida- ja Kesk-Euroopas, me oleme olnud tegelikult oma eduloos suuresti tänu sellele päris head, et me oleme olnud paindlikud. Mitte ideaalsed, kaugeltki sellest. Aga mõnes asjas oleme olnud kiiremad ja paindlikumad. Ja see on andnud teatud kiirenduse ja siis see kestab üle teatud perioodi ja see on andnud selle edumudelile aluse. Ja nüüd, kui me hakkame tegema täpselt nii, nagu teeb Berliin või Brüssel või London või minu poolest Rooma, oi jumal, hoia mind sellest, või veel kuskil selliseid näiteid võib tuua, siis me tegelikult asume lõplikult selle põrguteele. Meil ei ole šanssi sellel teel. Meie oleme liiga valed, nii-öelda see olemuslikult valesti positsioneeritud seda teed käima. Nii et me peame selles mõttes ka eristuma. Ja see on omaette väljakutse, kuidas targalt eristuda selles Euroopa suures konstruktsioonis, ilma et me lõhuksime, vastuksime vastu olulisematele elementidele, kuid suudaksime säilitada oma paindlikkuse ja oma eesmärgi ja sihikindluse. Aga on meil mingi selline mudel silme ees? Ma arvan, et on oluline kõige, et inimesed püüaksid, ametnikud näiteks, teenida seda seaduse vaimu. On ta siis seaduse tähega hetkel kooskõlas või mitte, sest alati ei ole. Märt Raskil oli kunagi see hea küsimus, et kuidas suhtuda autojuhti, kes on rikkunud liikluseeskirju selleks, et vältida avariid. Tegelikult ta tegi õigesti, aga ta rikkus eeskirju. Ja seda nagu näeb nii paljudes kohtades. Ma mäletan, kui ma 20 aastat, isegi rohkem tagasi, esimest korda Suurbritanniasse kolisin üliõpilasena, siis minu suur kultuurishokk oli see, et piletikontrollid olid inimese sõbrad. Piletikontroll ei tahtnud sulle sinu raha ära võtta, ei tahtnud sind karistada, vaid tema eesmärk oli see saavutada olukord, kus kõikidel inimestel rongis on olemas kehtiv pilet. Ja ta käitus väga sõbralikult, et seda saavutada. Samamoodi liikluspolitsei. Et kui sul läheb auto keset kiirteed katki ja sa oled seal kusagil ohutusribal, ta tuleb ja ta küsib, niimoodi, kas te olete endast teada andnud, abi tuleb, selge. Siin on teile pudel vett ja ärge siit siis nüüd sõidutee peale jookske. Ja see oli nagu väga suur erinevus. Mul on hea meel, et Eestis on nüüd natukene nendes valdkondades järele jõutud, et enam süda ei võpata, kui näed piletikontrolli või liikluspolitseid. Aga just selline suhtumine minu meelest on võtmeküsimus nende asjade juures. Et ikkagi, mis on selle kõige eesmärk? Mis on nende seaduste eesmärk? Või on need seadused kuidagi asjad iseeneses? Ehk siis avatus ja koostöö. Need on nagu kaks võtmesõna, mis mingil määral natukene on rasked meil nii-öelda lõpuni läbi käia ja ette võtta, aga tundub, et siiski asjad selles suhtes ikka paranevad ka, ei see nüüd väga kord. Ja mõned lähevad halvemaks ka. Aga mõned lähevad kahjuks halvemaks. See koostöö siis
viimase nädala sündmusi vaadates käib meil mitte ainult Euroopa Liiduga, vaid vähemasti sellisel deklaratiivsel, ütleme, tasemel on mingid samme astutud ka ida poole. Te, ma usun, jälgisite ja kommenteerisite ka üksjagu president Kaljulaidi ja president Putini kohtumist. Kas see on üldse midagi, mida Eesti taolisel riigil tasub teha või põhimõtteliselt me peaks jumala eest hoiduma sellistest asjadest, nagu meedias on ka mõned arvanud? Ei, minu meelest hoiduma ei pea, et seda absoluutselt võib teha, aga võiks olla selged need eesmärgid, mida seatakse endale. Milleks selline visiit on vajalik, mida tahetakse saavutada ja seda siis juba eelnevalt ja ka järgnevalt selgitada nii kodus kui ka liitlastele. Et minu meelest just see nagu pinna ettevalmistamine suhtlemisega nii kodus kui Euroopas on võib-olla natukene nõrgaks jäänud sellel korral. Aga ei, ma seda meelt üldse ei ole, et mitte mingil juhul ei tohiks rääkida. No räägi inimesega kehtib ikkagi ka riikidevahelistes suhetes samuti sama hästi ja kellega siis veel, kui mitte ka oma naabritega eelkõige, aga eks ma siin Kadriga selles mõttes solidariseerun, et tuli kuidagi see, tuli liiga ootamatul viisil. Ma saan sellest ratsionaalist alu, miks niimoodi lavastatud mõneti oli ja seal asjaolust arvestades kõiki võib-olla mõneti ka paratamatu, aga see tekitas ka teatud sellise ebakindluse laine võib-olla avalikkus ja see oli halb ja mitte ainult avalikkus, vaid ka meie partnerites ja see on iseenesest halb. Aga nüüd hea on see, et kohtumine toimus ta paremini, kui oleks võinud isegi arvata mingil põhjusel me vis-a-vis Kremlist ei soovinud ka seda vinti üle keerata, vähemalt praegu mingil põhjusel ei olnud teil seda vaja ja see oli väga tore iseenesest isegi mõtleks ja kus mina näen sellel nii-öelda üldse sellist praktilist väljundit lisaks üldisele atmosfäärile ja sellele, et järsku see kuidagi abistab julgeolekunõukogu ajutise liikme staatuse saavutamist. Aga ütleme siis majanduslikus suhtlemises on see kaheldamatult lihtsalt positiivset laadi signaal. Ta ei otsusta mitte midagi. Aga ta annab ühe signaali, mis Vene tegelikkust arvestades tähendab seda, et nüüd ei ole vaja iga hinna eest keerata. Mis on olnud tegelikult natukene Venemaa poole peal selline üldine riigivõimuga seotud ja seal on kõik riigivõimuga seotud, mitte ainult riigivõim ise ja teile esindajad, vaid ka näiteks äri ja kõik, eks ole, et on vaja lihtsalt keerata igaks juhuks sellepärast, et tegu on pahadega, eks ole, pahalastega. Nüüd järsku tuli signaal, et järsku ei olegi asi nii hull, et siis ajame vähemalt äri, eks ole, kuni keegi jälle ära ei keela. Nii et selles mõttes oli ta igal juhul positiivne, nii et ma arvan, et halba ei teinud ta igal juhul väga midagi, aga jah, ütleme siis, oleks võinud sutsu paremini see ettevalmistus ja selgitustöö olla küll, aga takkärgi tark. Ma loodan, et tegelikult ta annab signaali ka Eestis riigiametnikele või kes Venemaaga asju ajavad, et võib käia ja oma asja ajada, sest mulle on muret teinud see, kuidas 14. aastast peale ja mitte isegi seoses nii palju Ukraina sündmustega, vaid pigem seoses Eston Kohvri röövimisega on ikkagi Venemaal käimine ei ole Eestis üldse soositud. Keegi seda otsesõnu ära ei keela, ei saagi keelata, aga ma tean, et ametnikel selleks, et Venemaale sõita, on vaja ikkagi väga konkreetset põhjust. Ja mulle teeb see muret just nimelt sellepärast, et miks seda ei soosita, kardetakse, et kes teab, mis saab, jälle keegi varastatakse või röövitakse või kedagi kompromiteeritakse või keegi värvatakse ära. Aga tegelikult, kui me ei käi ja kui me ei näe, mis loomad need venelased on, siis vastupidi, me muutume haavatavaks, sest et siis me ei tunne neid enam, siis tekib selline irratsionaalne hirm ja tegelikult siis me muutumegi ka värbajatele palju lihtsamateks sihtmärkideks, sest et kui me ei saa enam aru, milline on nagu loomulik suhtlemine ja loomulik käitumine, siis me ei taipa ka ära seda, kui mingi asi läheb väga tavapärasest välja ja peaks mõjuma ohusignaalina. Nii et minu meelest me teeme ennast nõrgemaks sellega, et me oleme oma sidemed ära lõiganud. Ma loodan, et me seda natuke korrigeerime. Ja Vene mall üldse on iseenesest väga paljus põhineb suhtlemisel. See on selle kultuurikoodi üks osa, eks ole, et peab suhtlema. Näkku peab suhtlema, peab nii-öelda natukene võib-olla ka väljaspool ametliku osa suhtlema ja nii edasi. See on üks osa sellest. Ja kui sa seda ignoreerid, siis sa loomulikult oled ka vähem edukas puht praktilises mõttes. Midagi ei ole teha, see mõjutab oma soodu.
nii et suhtlema peab ja suhtlemiseks tuleb leida neid võimalusi ja kanaleid ja viisakal viisil ja ohutul viisil ka, kui vaja, eks ole. Või just, kui tahta aru saada, mis seal toimub, me ju tahame öelda, et me oleme head Venemaa tundjad ja mõjutada Euroopa Liidu Venemaa poliitikat. Teie 2 tahate. Minu arust ka ei ole, aga kui tahta aru saada, siis see on kõige parem ikkagi kohal käies ja inimestega rääkides. Ja isegi ei ole tähtis, kas sa saad need kohtumised, mida sa täpselt tahad või mitte, aga kuidagi midagi selles atmosfääris juba ise kommunikeerib sulle väga palju iga kord. Et sa lihtsalt näed, et tegelikult karut nii-öelda tänavatele ei jaluta. Ja, mõnikord mõni jalutab ka, aga siis sa näed, et see ongi see karu siuke. Ja ega tunnetusliku teema, kui me Venemaast veel räägime, eks see keele teema on ikka päris valus teema minu arvates, sellepärast, et tänase päeva seisuga on ikkagi olukord suhteliselt traagiline. Eesti on kaotanud, kui me räägime, et me tunneme või teame, kuidas ma saan tunda või teada, kui ma ei valda keelt, ma ei loe selles keeles isegi, ammugi, et ma ei räägi ja ei suhtle, eks ole, mis kuradi moodi ma saan üldse sellest midagi teada, sellest maast ja riigist ja rahvast, eks ole, kui ma seda keelt üldse ei valda. Selles mõttes me oleme paarikümne aastaga täiesti kaotanud ära mingisuguse võimekuse selles suhtes päris märkimisväärselt. Ja ei ole ka suutnud ära angažeerida, muuseas vahemärkusena olgu öeldud, mitte soovides solvata kohalikke venekeelseid inimesi, kes siin on üles kasvanud, ega nende keel ei ole ka enam päris vene keel, nii et selles mõttes on omaette teema, et on vaja seda eraldi jõupingutusi, et arendada seda päris vene keelt, mis on ka muuseas muutunud kõvasti. Ta muutub jah, slängisõnad muutuvad väga ja see on tõsi, kui ma Moskvas elasin, siis venekeelse Aktuaalse Kaamera keel ja ma ei tea, Vremja vene keel, need ei olnud samuti. Ei ole enam, jah. Kuigi sõnad on õiged ja iseenesest gramatika ka, aga ta ei ole see keel. Nii et see on see õppimise vajadus, ehk siis meie edu võti nüüd Eestist rääkides tegelikult nii Venemaa teemal kui üldse tervikuna, eks ole, mis asi on agiilsus? Agiilsus on, eks ole, teadmine, julgus, arusaamine, loogika, tahtmine, kokku ja kiirus. Ja see kõik on nii-öelda see komplekt, see stardikomplekt, mida meil on vaja arendada enda jaoks, sellepärast, et meie ühiskonnal, meie väiksel ühiskonnal ei ole teist šanssi. Okay. Me peame sellist. Hetkel tundub, et me oleme enam-vähem selle ära defineeritud, mida vaja on. Aga mida on selleks vaja teha, et sinna jõuda? Kuidas sa seda, ütleme, inimestesse, seda pisikute vaned või poliitikutesse või ekspertidesse või kellesse iganes ametnikkonda? Esimene teema on atmosfääri loomine. Minu meelest meil on atmosfäär iseenesest, natuke Kadri sellest rääkis nii-öelda läbi seadusloome regulatsioonide, aga tegelikult on tervikuna Euroopas ja kaasa arvatud ka Eestis on ta selgelt rigiidsemaks muutunud. Tähendab sellest rigiidsust vabanemine, tähendab see vabadusastme võimaldamine. Teiseks inimeste leidmine, kes on selleks võimelised, eks ole. Võimekate inimeste leidmine. See ei ole päris nii, et igat ühte on võimalik arendada sellisse, kuidas nüüd öelda, kvaliteeti, mis on vajalik. Ei ole võimalik. Tuleb need üles leida. Ja neid ei saa väikses ühiskonnas liiga palju olla. Need nii-öelda piltlikult öeldes selles mõttes talendid, eks ole, tuleb leida üles korjata, arendada, anda võimalusi, eks ole, ja kasutada ära. See on hoopis teistsugune suhtumine. See ei ole ka selline, kuidas nüüd öelda, selline lihtsustatud vastandumine, nagu poliitikas on, eks ole, kui oled õiges parteist, oled tegija, kui oled vales parteist, oled vale, eks ole. Tõesti jabur, eks ole, Eestis. Taolis ühiskonnas, eriti veel kommunaaltasandil tihtipeale näed seda, hakkab lausa kahju iseendast. Et kuidagi nagu avatumaks natukene peaks see suhtlemine minema ja see talendi management on tegelikult võtmesõna meie jaoks. Me oma vähest ressurssi peame ju tegelikult palju rohkem suutma ära kasutada kontsentreeritud viisil kui näiteks suured. Suurtel on inerts nii suur, nad saavad lihtsalt ühe tükiga sooritada palju asju, ilma et ülejäänud inertsiaalne süsteem üldse muutuks. Aga meil seda võimalust ei ole. Ja meil on selles mõttes Põlva, Tallinn ja Narva täpselt ühes potis kõik koos. Ja kuidas need koos panna toimima, see on tegelikult see koht, kus meil on täna minu meelest mingisugune puue, jääb midagi puudu, mõistmisest, arusaamist, tahtmisest. Lihtsam on vastanduda, lihtsam on, eks ole, lüüa, lihtsam on ennast upitada ja omasid. Aga see ei vii meid edu, see ei ole edu retsept, see on põrgutee. Jah, ega mul ei ole siia mitte midagi lisada, et minu meelest inimestes on need õiged omadused sageli olemas. Eriti kusagil, ma ei tea, kohalikul tasandil on väga suurepäraseid inimesi, väga õige ellusuhtumisega. Aga just, jah, atmosfäär, ma arvan, sul on õigus, et see nagu, mis kuidagi võimendaks ja annaks sellisele olekule suurema eluõiguse. Ehk siis parem ressurssi, inimressurssi ja ajuressurssi ärakasutamine Eesti sees. Aga Eestist väljas
mida me lähiaastatel või ma ei tea, 10 perspektiivis vist tänapäeval keegi juba ei mõtle igaks juhuks, aga lähiaastatel vähemasti peaks ära tegema. No siin käis läbi see ÜRO Julgeolekunõukogu vaatleja-liikme kohta, aga kas see on selline omaette väärtus või see on jällegi selline deklaratiivne eesmärk, mis on ilus ja tore, aga mina ei tea, mina ei oleks seda prioriteetseks sihiks seadnud. Sama siin. Ja et Kadri esimesena ei ole populaarne, aga tegelikult see on nüüd see koht, kus me tegelikult tõsist panust anda ei saa. Võib-olla natukene saame koolitada teatud seltskonda, selles mõttes ei ole halb, aga see on suht kallis koolitus. Aga sooritusi sealt väga loota ei ole põhjust, eks ole. Aga kuskile kellegile läheb miski jälle kirja ja mingil määral ta ikkagi imagoloogilisse CV-sse Eesti jaoks ka tuleb, eks ole. Ainult, et see on väga rutiinne. Meie jaoks on see midagi suurt ja ilus, et tegelikult, eks ole, sellest kadalipust käivad või sellest klubist käivad ju riigid seal läbi ja korduvalt mõned on käinud 15 aasta jooksul mitu korda. Nii et selles mõttes see ei ole nii paleuslik. Pigem on meil vaja just nimelt seda, mis meid eristab. Klassikaline selles mõttes turunduse loogika. Me peame millegiga rahvusvahelises kontekstis eristama. Meil on see IT-edulugu, IT-riigi edulugu olnud, eks ole. Me ei tohi seda ära lörtsida. Me ei saa nüüd seda, paneme selle kinni ja hakkame millegi teise asjaga uuesti nullist pihta. Juba hilja. Nüüd tuleb sellega edasi panna minu arvates, aga nüüd tuleks ka targalt edasi panna. Ja nüüd me ei tohi ära muneda seda e-residentsust täielikult, eks ole. Me ei tohi tegelikult jätta seda lihtsalt loksuma jutu tasemele ja müügitegevuse tasemele, ilma et me seda tegelikult platvormi järgi ei tõmbaks, eks ole. Nii et meil on seal ruumi küll ja küll veel. Küll ja küll. Seda enam, et väga paljus on meil nii imelikkusi ka ei ole, on meil riik ja erasektor on siin olnud 2 eri poolust veel kõigel lisaks, mis on jällegi jabur. Räägime e-riigist, aga tegelikult riik on nagu asi isenes, ajab oma asja eraldi, nüüd on nagu mingid elemente tekkinud. No siin oli selliseid juhiseid või soovitusi poliitikutele ja ametnikele, aga nendele, kes seda ei ole, kes on edasi lugejad ja toimetavad erinevatel elualadel, mida nemad või meie peaksime tegema selleks, et see edulugu ja mingi üldine Eesti edulugu edasi viia? Ma arvan, üldine Eesti edulugu tegelikult tänapäeval ikkagi oleks täitsa eksklusiivne ka see, kui meil oleks riik, mille elanikud on oma elu ja olemisega enam-vähem rahul ja oma valitsusega. Ja meil varem tegelikult seda ikkagi mingil määral on olnud rohkem kui mujal. Ma viimases edasi intervjuus rääkisin sellest, kuidas Eestis ikkagi ei ole seda olukorda, et sul ei ole poliitikut, kelle poolt hääletada, alati siiski kuidagi on olnud ja nüüd hakkab midagi ka seal paigast ära minema. Et minu meelest just nimelt nagu valitsejate ja valitsetavate kõikidel tasandil vahelisse usaldusse tuleks investeerida energiat. See on hästi oluline ja see tegelikult on väga mitmetel elualadel, et mitte ainult seadusloomes või konkreetses halduses, aga ka ikkagi maastikud, loodus, metsad, millest on palju räägitud. Ma käisin metsamatkal märtsis ja jääb mulje, et kuused on sellised põlvekõrgused taimed ja mets on üks madaltihe maastik. Hea, et niigi. Hea, et need põlvekõrgusedki sinna on istutatud, aga päris jube see pilt. Ja ma täitsa saan aru, et paljud inimesed just ka mingite selliste asjade pärast võõranduvad riigist, kuna halastamatu majandusloogika lihtsalt rullib üle mingisuguse tunnetusliku loogika. Et mina pööraksin sellistele asjadele väga palju rohkem tähelepanu, sellepärast, et ma arvan, et just niisugune usaldus, mis sellistest asjadest saab mõjutatud, on see, mis ühel või teisel hetkel võib väga oluline olla, meie kõige kallim valuuta veel. Ja mina lisaks siia kindlasti ühe asjaolu, mida või andnud progressimootoriks, on uudisimu. Uudisimu säilitamine, mitte selline loksuv rahulolu, igavaks põhjamaks saamine selles mõttes. See on halvem pool sellest igavaks põhjamaks saamisest. Et uudisimu peab säilima, see tahe tegutseda ja uudisimu on tegelikult need võtmed ja kindlasti on Eestil ju väga palju ka võimalusi nii inimeste tasemel kui ka laiemalt on ju tegelikult ju klassikaline on kultuur, eks ole. Me ise ka siin kultuuriürituse praegu ja
ja minu meelest see on haruldane võimalus, sellepärast et kui nüüd küsitakse, mille järgi Eestit teatakse, siis põhiliselt jaguneb see 8, eks ole. Üks story on, kes on vanemast generatsioonist, need veel mäletavad neid vabadusvõitluse aega ja Balti kette ja selliseid asju, see oli ka suhteliselt populaarne teema omal ajal. Siis järgmine teema on see IT ja Eesti Tiiger, eks ole, kes küll luupab koledasti minu arvates, aga vähemalt ta veel jätab niisuguse ähvardava mulje paiguti. Ja mingid eduelemente on ikka säilinud. Ja siis on olemas, eks ole, inimesed, konkreetsed kollektiivid ja nimed, kes tegelikult täna on igal pool teada, eks ole, müüvad. Põhiliselt ju jaguneb ju kuidas see teadmine, muu maailma teadmine meist jaguneb ju 8. Üks on see, et meie lähme maailma, viime ennast maailma. Ja seal tuntakse Kadrit, tuntakse kedagi teist, eks ole, tuntakse meie kultuuriheeroseid, tuntakse kollektiiv. Ja teine variant on, et inimesed tulevad siia. Nad tuleb siia tuua. Ma olen väga palju suhelnud ameeriklastega, kes on haruldaselt arrogantne rahvas, ma väga vabandan. Ja kes maailmast väga palju ei tea ja see ei ole üldse halb suurrahvaste tunnus. Aga nad, kes on siin käid, need ka teavad. Ja nii kui Aamen kirjuks, issand, ma ei tea, mis kohtades ma olen kohanud inimesi. Ja muidugi ma olen seal Vanalinnas käinud. Ja ma olen seal käinud, eks ole. Ja see on jõud, see on meie power. Ja teine asi jällegi, et me ei pea võib-olla alati nii palju muretsema, et kas neile siin meeldib. Ja et ma arvan, kui me teeme asju nii, nagu meile meeldib, siis meeldibki neile ka. Kunagi Viivi Loigega vist arutasime, miks maakohtades on nii vähe hubaseid kohvikuid ja jõudsime järeldusele, et neid tehakse sellistena, nagu inimesed arvavad, et pealinlastele meeldib selle asemel, et teha selline, nagu neile endale meeldib ja see meeldiks tegelikult kõikidele. Ma arvan, et see on ka päris hea juhtnöör, et näiteks meie laulupidu, palju siia tuleb turist, see ei ole üldse tähtis. Me teeme seda endale. Tulgu, keda see huvitab. Aga kes on käinud, see mäletab elu lõpu. Selge. Aga teeme nõnda, et küsimusi meie saalist ei võtta, vaid pärast tänase sündmuse lõppu, kui te olete veel kohal, saab nii Raivolt kui Kadrilt eravestluses mida iganes küsida selle jutu põhjal. Hetkel teeme neile mõlemale suure aplause. Ja lähme tänase päevaga edasi. Siin jutu lõpus käis läbi, et kultuur on see, mis meid edasi viib ja kultuur on see, mis meid maailma viib. Ja jah, tõesti oleme siin Jazzkaarel ja me oleme väga tänulikud Jazzkaarele ja selle võimaluse eest. Ja seepärast annan sõnajärje üle Reigo Vahvenile, kes usutleb Anne Ermi, Jazzkaare pikaajalist eestvedajat. Palun! Ja suur aitäh, Ivan Lavrentšev ja loomulikult Kadri Liik ja Raivo Vare. Just. Et paari sõnaga veel sellest, et miks ma olen siin laval. Olen üks edasi ilmselt kõige nõrgemaid lülisid kaasautorina, aga siiski olen oma laused kirja pannud ja olen saanud seda artikli kirjutamise valu ja võlu tunda ja seda kõike selles kontekstis, et mul tekkis radikaalne mõte viia Eestit natukene pikemaks ajaks ühte kohta selliselt, et ta koondaks kõik ägeda, paeluva, ma ei tea, kultuurse, kenasti välja nägeva New Yorki Manhattani saarele ühe džässiklubi konteksti ja ma seda 6 kuud seal muudkoga ragistasin kohapeal olles ja aasta aega ette valmistades ja seal oli palju edumaigulisi aspekte. Aga üks nendest oli see, et kui ma rääkisin, ilmselgelt ma puutusin palju muusikutega kokku ja kui ma rääkisin neile sellest, kust ma tulen ja mis on minu plaan, siis paljude jaoks see plaan ei tundunudki täiesti utoopiline, sellepärast, et paljudel juhtudel nad ei teadnud Eestist näiteks seda triviaalset fakti, et mis võiks olla selle linna nimi, mis on selle riigi pealinn. Küll aga nad kõik teadsid Jazzkaart. Et ma tahaksingi siis kutsuda lavale Anne Ermi, praegusel hetkel Eesti Vabariigi kõige hõivatuma inimese. Praegu käib juubelifestival. Suur rõõm, Anne, istu kuhu tahad.
et ma tahtsin, ma ei tea, kas sina teadsid seda, et sa oled saanud sellise asjaga hakkama, et linn, mis on, ma ei tea, 800 aastat ühe koha peal olnud, ei ole nii kuulus kui see festival, mis on 30 aastat siin toimunud. Aga alustava ajakirjanikuna igaks juhuks ma tegelikult kirjutasin üles ka mõned küsimused ja ma läksin täiesti autobiograafiliselt seda teed, mis mind ennast kangesti huvitab, samamoodi nagu auväärt Kadri Liik soovitas, et ma teen sellise kohviku, nagu ise tahan. Et Annekene, et ütle mulle korraks, olles ise olnud ka selliste protsesside juures, et kus ma tajun, et tulevad sellised peaaegu et ebaterved mõtted, et tahaks teha midagi, mida pole varem tehtud. Et ja siis see vahel võib viia eduni ja vahel võib viia siis vähemalt kogemusteni. Et Anne, ütle palun, mis andis sulle selle esimese tõuke, et luua selline nagu festival, mis on ühtlasi ka selline nagu struktuurne elukas, mis suudab vastu pidada 30 aastat ja rohkem veel? No tegelikult see kõik tuli väga juhuslikult, et minu südames oli lihtsalt see, et ma olin käinud Tallinn 66 ja 67 festivalil, pidime 68 esinema koos kollaažiga seal, aga näed, enam ei toimunud mitte midagi ja see oli südames, et tingimata on vaja Tallinna festivalide traditsioon taastada ja see mõte nagu oligi, muud mõtet ei olnud ja kui saabus juba selline vabam aeg, juba Pärnus toimus fiesta, siis oli nagu natukene kade meel ka, et miks meil Tallinnas siis ei ole ja mõned inimesed ütlesid, et ei ole vaja, meil on see fiesta ja meile aitab sellest küll. Eks ja aga siiski see mõjutas mind, et väljaspoolt teistest festivalidelt küsisid ikka Nõukogude Liidu muusikud, et miks teil seal enam midagi ei ole, et Tallinn oli Nõukogude Liidu džässi pealinn ja teistest kohtadest Tbilisis, Jerevanis, Moskvas, igal pool juba olid suured festivalid. Ma ütlesin, ma proovin midagi ja siis ma ütlesin sina tolleaegsele direktorile, et kas teeks midagi. No ja siis paar esimest aastat me tegimegi koos nii, et Anne otsis raha, jäi võlgu ja nemad organiseerisid, aga mina tõin artistid ja meedia poole ja sellega ma tegelesin. Eks see valusate vitsade läbi need kogemused nagu tulid. Ma olin ühe kontserti ennem organiseerinud, Filharmoonia palus mul teha 7. novembri kontsert. Mis see siis on, et mul on seal tuttavaid Kasahstanis, Peterburis, kus iganes väga head lauljad, et kutsun need ja ongi. Ja oligi. Ja suur orkester veel, Georgi Karanjan juhatas, Tõnis Mägi, Laki Kesoglu, Ansambel Lingua, Žanna Pitševska ja mäleta, seal oli ikka väga suur kontsert, jah. Wow. Kas teie mäletate, mis te 30 aastat tagasi tegite üldse seal aastas midagi? Aga siin tuli päris hästi. Et see on uskumatu, et sa oled muidugi nii segane. Et sa lihtsalt otsustasidki sellise asja käima tõmmata, et mina olen isiklikult arvanud, et just nende hullude päralt on maailm, kes ei hooli sellest, et kas seda on lihtne teha. Et seda kindlasti, sa pead vist ilmselt tunnistama, et seda festivali teha on olnud igasuguseid asju, aga kindlasti mitte lihtne. Et ma tegelikult ei tahaks nagu surkida, aga samas ma tahaks teada ja siis muid variante pole. Mul võib-olla rohkem pole võimalik niimoodi pimeduses, ma ei näe 300 inimese sees. No okei, 100. No, 30. No ei, no ikka hästi on rahvast. Et kas sa oskad mulle öelda, mis on olnud see hetk nende 30 aasta jooksul, mis on olnud kõige stressirohkem? See võib olla väike asi. See ei pea olema nagu, et lava kukkus ümber või midagi sellist, aga midagi sellist, mis oli siuke, kas sa tahad rääkida sellest? No mitu korda on olnud selliseid juhuseid, et lihtsalt paar päeva ennem kontserti artist ütleb, et on haige või hääl ära või mida iganes, et siis tuleb kiiresti nagu ümber orienteeruda. Aga võib-olla üks selliseid markantsemaid oli siis, kui meil oli see pronkssõduri asi, jah. Siis oli Hispaania trummar, jäi kõigist lennukitest maha, kuidagi jõudis Helsingisse, aga Helsingist ei tulnud enam mitte midagi, õhtul pidi olema kontsert. Laeva ei tulnud, lennukit ei tulnud, midagi ei tulnud. Ja siis õnneks oli selline juhus, et ma helistasin
kopterimehele, aga kopterimees oli parajasti Londoni lennuväljal sõitmas Sierra Leonesse, aga õnneks ta võttis telefoni vastu, ütles, võib-olla seal keegi on veel kuskil angaaris Helsingis, et uurige asja ja ta andis telefoninumbri, see hispaanlane ei osanud inglise keelt ja siis vajas veel vahepeale tõlki, et võta siis nüüd takso, sõida sinna, istu keskele, sind nagu korjatakse sealt üles, et noh, selliseid asju, et sa pead lahendama. Aga kõige stressirohkem on olnud muidugi see, et esimestel aastatel jäid nagu võlad ja siis noh, kuidas sa tasa arveldad ja no lõpuks võlad said makstud. Sa ära küsi, kuidas. Ja siin nüüd ütleme, meil on 6 minutit aega, aga siinkohal võib-olla pöörduks kuidagi umbes võib-olla ka autobiograafilistele radadele, et no, väike kokkuvõte ja kommentaarid, nagu te saate aru, et kui te tahate, et elu oleks nagu märulifilm, siis hakake mingit festivali korraldama. Aga et Anneke, nagu ma alguses ütlesin kunagi tund aega tagasi, et Anne on minu elu muutnud. Võib-olla noh, mitte rohkem kui mu ema, aga noh, enam-vähem kohati samamoodi. Ja siis Anne helistas mulle ükskord, et Ahven, meil on probleem, tudengi džäss hakkab välja surema, et kas sa saaksid seda festivali edasi teha. Ja siis ma mõtlesin, et noh, miks ei, 21 mul juba kogemust on ju, et milles kühvel teeme ära. Ja siis muidugi esimene aasta läks nii ootamatult hästi, et teine aasta ma otsustasin, et kõikide Eesti artistidega läheme stuudiosse, salvestame plaadi, trükime 10 000 eksemplari ja paneme ühe kuulsa ajakirja vahele. Ja siis muidugi see aasta jäin 100 000 krooni miinusesse, 20 siis vist 3-aastasena või midagi sellist. Mul oli värskelt sündinud poeg ja täpselt see võlg oli nii täpselt see asi, mida mul oli elus vaja, kui võimalik. Kuidas sa tudengi džässiga said nii suure võla tekitada? Vabalt, mängeldes. Ja muideks, siis ma pean ütlema, et siis mul oli plaan. Ma arvutasin välja mitu korda, ma pean trummi mängima tasuta, et see saaks makstud ja see sai makstud. Ahaa. Nii et selles mõttes me oleme kultuuri sisse pannud siin oma seda igi ja rõõmupisaraid küll ja veel. Aga igatahes, et viimane küsimus, mis mul on ette valmistatud ja siis veel 15 küsimust rahva seast. Et kas sul on üks selline hetk olnud, et kui sa mõtled selle 30 aasta peale, et siis kas või selle hetke nimel kõik see valu ja vaev ja need miljardid tähemärgid, mis sa oled toksinud kõigepealt telegrammi sisse, aga nüüd juba uhkelt e-posti sisse, et see kõik valu ja vaev on olnud seda väärt. Kas on üks selline hetk, kus sa paned näpu peale ja ütled, et vot nii, et see oli võib-olla kõige meeldejäävam hetk siiamaani selle festivaliga seotult? No ma arvan, et esimene kord, kui festival läks väga hästi, et tuli plusspoolele, see oli juba 94 ja see Joe Zawinuli muusika, et see läks tõesti sügavale südamesse, maailmamuusika suurkuju ja me pärast veel natukene kirjutasime ja kallistasime ja ta tuli veel tagasi ja ta on väga paljusid muusikuid mõjutanud nende suhtumist džässi ja kuidas viia kokku erinevaid stiile. Et see oli see esimene selline hetk, aga muidu mul on rõõm igast kontsertist, mis korda läheb ja enamasti need lähevad korda ja veel paremini, kui ma olen eales lootnud. Igatahes, nagu te näete, et kui te tahate ka, ma ei tea, kui te olete käinud reisimas ja otsinud sellist noorusallikat ja elu ja eliksiiri, et siis tehke ärge tehke džässifestivali, see meil juba on, aga tehke näiteks countryfestival, seda meil ka vist on. No mõtleme välja teile igale ühele ühe festivali, aga nagu te näete, et vaatamata sellele, et on üks tuskbiin ja helikopterid ei lenda, siis ikkagi seda positiivsust, mis siin kiirgab, ütleme, on vähemalt sama palju kui päikses seal taevas. Nii et Anne Erm, daamid ja härrad, suur aitäh! Keegi midagi küsida ei taha või? See oli nali, siin ei ole midagi, sul on festival praegu pooleli, midagi nad ei küsi. Tahate küsida midagi? Kas keegi tahab midagi küsida? Vaat, nad on eestlased, nad ei küsi midagi. Aga igatahes, suure aplausi saatel. Oi, mina tahan küsida, kes on käinud Jätskaarel? Käsi püsti. Kui ei ole, siis on kohustuslik vähemalt ühel päeval tulla. Väga häid kontserte on ja 7 päeva veel minna, nii et emotsioone tahate ja tahate, et midagi jääks kauaks südamesse, siis tulge Jätskaarele. Ideaalne. Anne Erm, daamid ja härrad.